Nii, tervist, olen Illar Kohs Vinnamaalt ja täna olen järjekordselt siin Moostas, et täna on 8. juuni juba. Eile oli 7. oli meil uhke pidu seal Zodiagis Tartus, aga ja see oli siis nagu pühendatud Tiit Seeki 25. selle meelelahutustöö aastale. Et äkki on kõigepealt niimoodi, et tood 25 aastal sellised põnevamad sellised seigad nagu välja, et räägime võib-olla sellest, tuletan meelde, et mis sul see Gunnar Lohoga oli, et üks naljakas seik, et äkki Eesti kunniga sõnaga, et äkki räägid sellest natukene? Neid seike on olnud nende aasta jooksul väga palju juhtumeid, põnevaid, ma võingi jätta siin ette lugema. Aga jah, eile oli siis niisugune vahva meenutus, et sattusime vaata ju Zodiaki ja esimene asi, mis oli, kodus oli ju kõik need juhtmed ilusti kotti pandud ja võtsime selle juhtmepuntru välja ja kui sassis kõik need juhtmed oligi ja kui rütsis seal ja siis tuligi see meelde, et siin Jaanis olime ju Elumehega laval ja siis Eesti kunn õpetas, et näed, et seal on üks juhe, mis on sõlm sees, et niisugust asja ei tohi olla. Et võt see tuli eile nagu automaatselt meelde, et kurat küll, et näed, et siuke asi on niimoodi. Et ma olin ka ju vaata nii palju aastaid ju seda tööd teinud ja ise ei märkanud ja teine ikkagi nägi ära ja õpetas seda sugused. Väga tubli. Ja sa oled mingi aeg Raadio 2-ga ka koostööd teinud, et räägid sellest ka võib-olla natukene? Raadio 2-l sai hommikuprogrammi tehtud. Kellega sa koos tegi? Leoga. Leoga neid hommiku ühe klipi tegime Leoga valmis ja siis tänu Tannarile. Tannar Leitmaa, kes hommikuprogrammis, et niimoodi meie... Kui kaua aastast tagasi oli või? See oli nüüd see, kui see kõige õudsam laul mul limpi sai, see ütleme mis 18. koha sai seal aastate edetabelist. Laul Kallis. Aha, no näed. Et tänu tolle laulule üldse me sattusimegi sinna, raadio alt. Et aga need koostöid on ju teiste raadioomadega veel olnud, et samamoodi. Aastaid on ju nii palju artistegi vaata sellega saab koostööd teinud ja... Nüüd natukene aega räägi neid asju, ma vaatan see uue plaadi välja, räägin plaadis ka natukene. Okei, sul on see plaat kuskil juba seal. Ma olen ainult ise paar korda seda plaati külmanud, et nii. Sa näed siin mingi mesimumm lendab. Suvi on käes. Suvi kuum. Nii, ja see plaat tuleb rohkem. Nii, mina näitan siin siis Tiit Seekiga 25 aastat sõnaga, et siin plaadi peal on siis selliseid palju vahvaid laule peale sõnaga, et sa isegi loete need laulud üles, sa võib-olla varemini näed praegu see pealkirja. Tegelikult on neid laule siin siis 23. Joonasel lasin valida, M1 muusika, ütleme, on ikkagi ju meil see, kes meid promop. Joonas Kolastori tänu temale ju selline ilus kujundus ja tema abikaasale, et... Loe need pealkirjad tehtud. Kes nüüd ütleme. Siin on nüüd ütleme kõige siis uuemad laule, üks ja ainus kindlasti on see kõige populaarsem laul, on Kallis, siis on peal, et seda nüüd ükski sünnipäev ei jätta nagu mängimata, täis taevas. Siis on peal uus laul Katrin ja muidugi kodu. Kiisu-Miisu on peal, mis on väga populaarne tänu Dark Velvetile. Et Leo on ju kunagi kirjutanud sõnad. Ja Kiisu-Miisuga ongi see teema, et kõige kummalisem on, et kuigi see laul on nagu Leo laul, Dark Velveti laul. Aga mina olen vist kõige rohkem seda laulu esitanud oma üritustele, et see on üks niisugune vahva seik sellest laulust, et inimesed ei jäta mind rahule, kui ma ütlen, et nii, seda laulu täna... Igal artistil on teatud hitid, mida alati nõutakse. Nii nagu Anne Veskagi on öelnud, et kui näiteks, et temagi läheb kuskil mõnda välismaa lauljat, kui seda laulu, mis sa seda ei laulab, ma parem kohviks seda selle asemeks midagi. Sinuga Suvi kuum aasta, ütleme, eelmise aasta üks vaieldamatu tütt. Mis selle kohta õhtulehti? Eesti esimene K-hümn. Nii, siis Andabel Vilis Voice'iga sai ju eelmine aasta valmis Merelaul. Vilis Voice esineb 15. siin. Ailo Tael. Tervitame. Et neid koostöid on väga palju ja kõiki ma tervitaks selles suhtes, et
et see on väga vahva, et muusikud teevad koostööd. Ja nüüd suvi käes, nüüd Marikaga sai eelmine aasta valmis pidupäeva laul on ka Leo Lehepuu kirjutatud spetsiaalselt minule. Viis on Poolast ja sellega hakkab varsti Eret Kuusk tegelema. Tulemas on siis uus muusikavideo. Uues versioonis tuleb see laul välja. Disk oli valmis. Sellest sai meie koostöö alguse. Et kõnnin metsadel, olles kodudel kauguses paistmas on tähed ees ja nii edasi. Ja siis muidugi kõige tuntum laul ei olegi võib-olla see Kallis. Kallis on küll populaarsem laul, aga ütleme tantsusaalides ikkagi Merka on see, mis on nagu ansambel tänu Trehtule jõudnud minuni. Ja siis Merka Murkat ka tervitame seal vaatajad. Nii. Siis muidugi Katrin siukesed vahvad laulud veel, et väga suvine, kuum plaat, et tegelikult ahjus ole. Ja kui nüüd mõni ütleb, et kuulsin need pealkirjad ära ilus plaat, kus ma seda osta saan? No võite minule kirjutada, samas on ka tulemas, on siis M1 muusika lehele see müüki, seal on plaat kohe spetsiaalne osa. Ütleme kontaktid ka igaks juhuks, et äkki meid võtta kontaktusega otseselt. Võite kirjutada koduleheküljel www.djiki.ee, et seal on broneeringute kohe kirjakast, et seal võib muid asju ka kirjutada, et kui plaadisoov või niimoodi. Seal on telefoninumber, seal on meili telefoninumber otse ka näiteks. 56181139 ja siis meiliaadres on eiki.ainsalu@mail.ee. Ja nüüd järgmine esinemine on selline 22. juuni Metsavennad Alus Võrumaale sõnaga, et seal tuleb selline põnev ürituse sõnaga, aga siis ütled äkki veel mõned sellised üritused, mis sul tulemas on peale selle või mis veidi tuleb nagu? Siis on muidugi juulis olen ma Vitsus, seal on selline vahva nagu merepäevad, seal on lõhtu. Et seal võite minuga kokku saada. Erapidusid on väga palju ja kindlasti on oodatud ka suvel ikkagi need teised kuumad kohad Eestimaal nagu Pärnu, Tallinn, kus võiks neid üritusi veel juurde tulla. Tellige meid ja kutsuge meid oma peetjõudele. Laulame korra seda Suvi kuum, seda läks aega. Suvi kuum, see haarab meid kaasa, kui kõnnime ilmootsel rannal. Nii, vaata kui viisi taga ei ole, siis need sõnad peavad nüüd peas olema, aga viisita ei ole ikka see, et tegelikult viis sõnab seda just juurde seda. Palju õndil on juba? 7, kohe on 8. Nii et siis sõnaga, et kõik plaati ostma, Metsavennad Allu peole ja jälgige reklaami, kus... Muides 22. juuni Metsavennad Alus on siis lava peal ansambel Topeltmäng, Elumees, Nancy, Märt Rannamäe, meie ja Kasvatsok Jüri ja saab ka plaati seal koha pealt osta ja kõik need lood on seal. Kõik kohale, tulge nautige vägevat pidu ja loodame, et ilmataat on ka ühega ühel meele, et teil on veel ilusam päeva. Meil on ilmataat kinni makstud. Kõik head ja...